tere hommikut võib veel öelda, vähemalt keskhommikut. Noh, me leppisime nõnda kokku, et ma räägin sellest, millest Ruta ei rääkinud. Ja teades, kui korralik inimene Ruta on ja kui täpne ta on, siis ma ei osanud eile õhtul eriti välja mõtelda, mida ta rääkimata jätab. Mida ta räägib, seda ma teadsin. Aga kuivõrd ma teadsin juba kuu aega, et Ruta on ka siin, siis ma kuu aega ka mõtlesin. Ja mida rohkem ma mõtlesin, seda igavikulisemalt ma mõtlema hakkasin. Ja eile siis jõudsin nii kaugele, et võtsin kätte Vana Testamendi ja Koguja raamatu ja leidsin, et ainuke asi, mida täna ütelda, ainuke sõnum on see, et mis on juba seal, ma ei tea, mitu tuhat aastat kirjas, et ei ole midagi uut päikese all, kõik on juba olnud. Ja sellest ma tahaksingi rääkida, kui ma sinnani jõuan. Aga Ruta juttu kokkuvõttes ma kõigepealt tahaksin ütelda teile Merry Christmas. Happy New Year jääb ära, sellepärast, et talv võib-olla on hea, aga kevad vist enam mitte, 2 kvartalit lubati meile. Ja siis seetõttu veel nii palju, et ma ei saa aru, miks kutsuti 2 makroökonomisti siia. Ja sellepärast, et mul tuli nüüd meelde igavikuliselt mõeldes, kuidas 20 aastat tagasi umbes ma sõin koos kunagise haridusministri või kõrgemhariduse ministri Aare Purgaga koos lõunat akadeemik Nikolai Alumäega. See Alumäe oli, nooremad inimesed ei tea, siuke tore füüsikaakadeemik, kes sai Eesti Teaduste Akadeemia presidendiks ilma, et tal oli vaja komparteisse astuda, nii et ta oli tark mees ja oligi. Ja tema siis küsis, et kuulge, et te tegelete majandusega, me olime siis mõlemad, istusime seal juba, Purga oli ära minemas ja mina olin tulemas Eesti majandusreformide juures. Eerik oli veel Mainoris, mina olin Toompea lossis juba ja tegime imet. Ja et kas ei oleks võimalik saada ühte korralikku makroökonoomika käsiraamatut? Ega neid Eestis ei olnud, aga kuidagi siis Rahvusraamatukogu sidemete kaudu me hankisime või laenasime 2 kuuks 3 paksu köidet talle. Andsime talle, ta võttis rõõmsa näoga vastu ja 6 aega hiljem tõi pettunud näoga tagasi. Ütles, see majandusteadus oli kellegi teadus. Siin ei ole ühtegi järjekindlalt lõpule viidud teooriat. Kõik asjad on staatikas. See ei kõlba rakenduste leidmiseks. Ja siis ei ole ka midagi vaja imestada, et Ruta lõpetas oma prognoosi sellise väreleva sabaga, sest tõepoolest, kui lähteandmed on sellised, et nad ei ole meile teatavad, siis ja sõltuvus nende vahel on väga raske leida ja see sõltuvus ei ole kaugeltki alati ühesugune ja alati on vea võimalus suurem kui muudu väärtus, siis ei saagi nõuda põhimõtteliseltki ebastabiilses olukorras. Kui on stabiilne olukord, kui midagi ei juhtu, siis on joont väga lihtne tõmmata. Aga ebastabiilses olukorras tulevikku ennustamist nõuda, siis on parem juba rääkida astroloogidega. Kuid mina tahtsin õnneks keskenduda oma tänase ettekande sellele teemale, millega Ruta siin põhjendas investeeringute ja majanduskasvu ühe põhjusena investeeringute ja majanduskasvu nõrkuse juures. See on kartus uue maailmakorra ees. Ja ma arvan, et see on väga hästi tabatud
mõte, sest me teame väga hästi, et Fukuyama ennustatud ajaloo lõpp ei saabunud aastal 1992 või õieti siis, kui Berliini müür kokku varises. Et siis lihtsalt tekkis mingisugune pausi hetk, kuid see oli ebatüüpiline ja ei tähendanud ajaloo lõppu, vaid uue ajaloo algust. Aga milline see uus ajalugu saab olla, seda tegelikult keegi ei tea. Ja kui nüüd vaadata, millised kriisid maailma nägu kujundavad, siis mina siin lihtsalt panin kirja neist 5. Kuigi need kriisid on, nendes kriisides, mis ma teile ette loen, ei ole midagi uut. Ja kõik on nendest kuulnud, on nad siiski sellised, mis mõjutavad meie majandust, meie tulevikku ja peale selle nad on enamalt jaolt sellised, mis meie kontrollile kas üldse või ainult väga-väga natukene alluvad. Meie ülesanne on neid tajuda ja nende vahel leida selline liikumistrajektoor, et ise ellu jääda ja võimalikult väikese arvu muhkudega või kriimustustega sealt läbi tulla. Nii et neid kriise, kuigi nad on teada ja nad on objektiivsed, neid tuleb tajuda, arvestada, kuid nende pärast ei ole õigust ja vajadust kirvest põõsasse visata ja ütelda, et nüüd on kõik läbi. Kõik on juba olnud, aga me oleme kogu aeg elanud ja elame ka need kõik kriisid üle, kui ei juhtu ainult ühte üleüldist tuumasõda, siis on kõik läbi. Aga kuivõrd juba aastal, ma olen nii vana inimene, ma elasin isegi aastal 1962 Kuuba kriisi aja, siis ma tean, et kui Ühendriikide ja Venemaa tuumapariteet oli kuskil 1/4 Ühendriikide kasuks, ei alustatud sõda, siis nüüd ei alustata seda ammugi, sest jõud on tuumarelvade osas liialt võrdsed. Ükskõik, kas nad lendavad või mitte, aga nad on potentsiaalselt niivõrd mõjusad, et neid ei saa kasutusele võtta. Aga see ei tähenda, et külm sõda ei jätkuks. Ja üldse ma olen meelt ühe küünikuga, keda ma mitte eile, vaid möödunud nädalal lugesin, kes ütles, et rahust kui sellisest normaalsest ühiskonna eksisteerimise vormist ei maksa üldse rääkida, et sõda on hapnik inimühiskonnale. Rahu on siis, kui hing on kinni. Aga kui inimühiskond hingab normaalselt, siis sõda kuskil ikka on. Nii. Ja külmsõda on ka üks selle vorm ja kui vaadata, siis ega tegelikult külmasõjal on väikseid sõdasid pidevalt olnud. Nii et selliseid momente, kus mingit sõda ei ole olnud, neid peaaegu maailmas väga harva. Võib-olla pärast Napoleoni sõdasid mõni aeg oli, aga ega siis ja pärast teist maailmasõda 10 aastat, aga külmsõda käis juba siis, sest revanšistid alustasid juba pärast seda, kui Versailles lepingul pitsat ei olnud külmaks läinud, uut relvastumist. Nii et üks risk on kindlasti jätkuv külm sõda, siis globaliseerumine, millest palju on räägitud, on nii jätkumisel kui ka murenemisel igal juhul üheks selliseks kriisiks, millega peab arvestama. Eurotsooni kriis ja eurokriis on selline asi, millest võib lõpmatuseni rääkida. Euro on ja jääb
eurotsoon jääb ja on halvaks rahaliiduks ja heaks ta meie eluajal, isegi kõige noorema eluajal ilmselt ei saa. Eeldusi selleks lihtsalt pole. Siis seesama majandusmudel, mis on maailmas toiminud, hästi toimida ei taha. Kui minu kooli ajal nõudmise pakkumispoole oma inimesed vaidlesid ja otsisid kokkupuutepunkte ja leidsid, et seisukohad ei ole väga kaugel teineteisest, et enam-vähem räägivad ühte juttu, siis tänapäeval on niimoodi, et nad võivad rääkida, mida nad tahavad, keegi neid ei usu. Ei tööta üks, ei tööta teine. Nii et see kogu majandusmudel, kuidas majanduskasv või üldse selle võimalused, selle taastumise võimalused ja vajadused, see on praegult vaidlusobjektiks. Valitseb selline teatav nõutus, kui vaadata. On inimesi, kes raiuvad ühte, kes raiuvad teist, kuid vaadata kõrvalt, siis vaatavad, et kõigil on õigus, kuid kõigil õigus olla ei saa. Tähendab, keegi ei tea tõenäoliselt, mis on. Ning kui lõpuks siia juurde panna veel kaks asja, üks demograafiline kriis, mis on kahenäoline, jätkuv kiire elanike arvu suurenemine arenevas maailmas ja rahvastiku kokkutõmbumine ja kiire vananemine arenenud maailmas, me saame uue sellise pingejoone, mis nõuab lahendamist. Ning lõpuks tuletage meelde, et kogu praegune maailmakord on eeskätt anglosaksi maailmakord ja vastab anglosaksi õigus, õiglus, praktilistele, moraalsetele, ma ei tea veel, mis arusaamadele, kuid kaugeltki mitte kogu maailma omale. Kunagi, kui ma veel Tiit Vähiga koos töötasin, siis Tiit Vähi oli Singapuris tollase peaministri külalisena Singapuris ja see mees ütles talle väga lihtsalt, kui sa oled demokraat, siis tunnista, et demokraatlik lahendus maailmale, maailmakorra määratlemisel oleks selline, et kui me annaksime tervel maailmal võimaluse hääletada, milline demokraatia neile rohkem meeldib, kas Aasia demokraatia või Euroopa oma. Ja kui te olete demokraadid, võtke ja nõustuge sellega, et te võtate vastu selle demokraatia, mille poolt rohkem hääletatakse. Jah, risk on suur, kuid me oleme päris kindlad, et siin koha peal meie demokraatia ja demokraatia taotlused kindlasti lõppeks. Nii et momendi demokraatia, momendi maailmakord on maailma, ma ei taha nüüd valget rassi ülistada ja Euroopat ülistada, kuid juhtiva kontinendis välja kujunenud kord, mis teistele maailma riikidele on püssirohu, piirituse, valetamise, petmise, oopiumi ja jumal teab mille abil peale määritud, peale surutud, peale meelitatud. Nii et me peame sellega arvestama ja sellega me peame ka leppima, et vastuseis sellele korrale maailmas suureneb. Ma ei ütle, et seda suudetaks praegult kõigutada, kuid vastuseis suureneb, sest kui nüüd vaatame esimest või algset külma sõda ja praegust külma sõda, siis Nõukogude Liit oli tunduvalt rohkem üksi, kui praegust Venemaa on.
Nõukogude Liit sai loota ainult iseendale ja umbes jõudude vahekorras, kus 50% maailma võimsusest oli Ameerika Ühendriikides ja ülejäänud poolest oli võib-olla Venemaa kasutuses 1/5, võib-olla natuke rohkem. Nüüd on Ühendriikide kasutuses natukene üle 1/5, Euroopa Liidus ka umbes 1/5 ja ülejäänud maailm juba jaguneb täiesti erinevalt. Võtame Ladina-Ameerika, võtame Aasia, Araabia maailmas ma ei hakka rääkima, Aafrikast ma ei tea midagi. Kuid kui arvestada seda, et Lõuna-Aafrika ja Egiptus on mõlemad nõus näiteks Venemaale toiduaineid tarnima ja on huvitatud lepingute sõlmimisest ja suurendamisest, siis paistab, et see kontinent on üsna pragmaatiline. Nii et kuigi Ruta siin rääkis Venemaa sellisest halvast olukorrast ja üldiselt ma olen sellega nõus. Ei ole see olukord üldse võrreldav sellega, mis oli Venemaa pärast teist maailmasõda. Ta ei ole niivõrd isoleeritud. Ja nüüd, kui vaadata sanktsioone, siis mind häirib siin juures kõige rohkem see, et see sanktsioonide süsteem, mis praegu on rakendunud, lükkab Venemaad väga kiiresti ja väga mõjusalt Hiina mõjusfääri. Ja Hiina on hoopis tõsisem uue maailmakorra muutja kui Venemaa, sest esiteks 10 korda rahvaarvult suurem, majanduslikult praegult 5 korda suurem, kuid tulevikus kindlasti 10 korda suurem. Sõjaliselt praegult 10 korda nõrgem vist, kuid 20 aasta pärast ilmselt võrdne. Ja see on asi, millega tuleb arvestada. Siin juures nüüd samal ajal, kui NATO oli koos Wallesis, istusid, kus seal olid Tadžikistanis vist koos Shanghai koostööorganisatsiooni riigid. Ja näiks see sedamoodi, et India, Pakistan, Mongoolia ka hakkavad selle ja Iraan hakkavad sama mütsi alla mingil määral koonduma. See tähendab juba hoopis suuremat jõudu, mis seisab vastu Euroopa Liidule ja ka NATO-le. Nii et ja praegusele maailmakorrale. Ma ei usu, et siin mingisugused kiired muudatused tulevad. Hiinlased elavad ja mõtlevad igavikuliselt, sest nemad 10 aastatega ei mõtle. Nemad võivad oma plaane teha mitmekümne aasta pärast. Ma ei tea, mida Deng mõtles pingpongi poliitika ajal, kuid ma arvan, et nendel oli pikem plaan kui Ameerika Ühendriikidel, sest oleks Ühendriigid teadnud, et 30 aastaga tuleb neile kõige tõsisem ja potentsiaalselt väga võimas võistleja, nad poleks hakanud Hiina majandust sel moel üles ehitama või soodustama selle üles ehitamist. Aga nüüd on tõsiasi selline, et kuigi maailma naftakompaniid tegelevad suurel määral gaasi ja nafta leiukohtade uuringutega Venemaal, on 70% sellest kaasaegsest tehnoloogiast toodetud Hiinas. Ja jäljendused muidugi. Hiinlased teevad kõik asjad umbes täpselt järgi. Ja kosmosetehniku komponendid, mida senini läänest ostetakse ju, vähemalt lepingud on sõlmitud, et hiinlased kohendavad seda, mida nad enda kosmosetehnika jaoks teevad Vene turu jaoks, Vene kosmose ja ilmselt ka sõjatööstuse jaoks. Nii et see on asi, mitte Venemaa,
Venemaa on, kuidas ütelda, on suur näitaja, aga temast ma ei näe sellist, üksinda temast sellist suurt ohtu maailmakorra muutmiseks, maailma muutmiseks. Seda võimekust ma ei näe. Tõsi, sõjaliselt on ta väga oluline tegur. Nii oma piiride lähedal, kui ka strateegiliselt siis tuumarelvastuse tasemel. Aga kui võrrelda Ühendriikide ja Venemaa võimekust natuke eemal Venemaa piirides, siis Venemaaga eriti arvestada või teda karta, ma ei näe ühtegi võimalust sekkuda. Nii. Kui nüüd tulla tagasi jätku külma sõja juurde, siis sellele toetudes, mida ma enne rääkisin, jätku külm sõda jätkub ja ta ei jätku niivõrd mitte Venemaa vahel, kui vaadata pikemas perspektiivis, vaid selle lipu all, mida nimetatakse regionaliseerumiseks. Maailmas formeeruvad, mis saladusi ei ole, et WTO-ga pärast WTO lepingu sõlmimist edasi nimetamisväärselt, kui üldse pole suudetud minna. Tegelikult on mindud tagasi, sest WTO igasuguseid klauslid rikub igaüks, kel natuke jõudu ja oskust on. Ja mitte ainult niimoodi, nagu siin praegult Venemaa puhul, et keelustatakse ühtede ja teiste kaupade sissevedu, vaid leitakse ju läbi ja lõhki igasuguseid riigi julgeolekuga või majandusliku julgeolekuga seotud punkte, mille alusel üks või teine investeering keelatakse, üks või teine omistamine keelatakse, kord mingit liitumist lubatakse, kord ei lubata. Nii et ja WTO on suht abitu siin. Nii et sellised kapitali selline liikumine nagu WTO üldpõhimõttes kaupade selline liikumine ja liikumine liberaliseerimise suunas edasi, see tegelikult ei ole ju toiminud. Nii, ja selle foonil on hakatud tegema igasuguseid uusi kaubandusblokke. Kui paljud need teoks saavad, ma ei oska täpselt ennustada, kuid võtame jälle Aasia ja Vaikse mere kaubanduspiirkonna. Mis seal praegult välja kujuneb? Esimesena muidugi reageerisid Ühendriigid, nad hakkasid üle Vaikse ookeani kaubanduslepet sõlmima. Ja samas Hiina ja Venemaa vastasid siis oma seltskonna kokku panekuga. Kusjuures veel huvitavam on see, et näiteks selline riik nagu Austraalia on väga huvitavas positsioonis. Ta on kahtlemata meie liitlane. Ta jagab läänelikke väärtusi, kuid eluliselt vajalik on talle Hiina, kelle jaoks on tema väga tähtis ja pikaajaliselt järjest tähtsam tooraine koht. Nii et Hiina ja ma eile lugesin Hiina ametlikku ajaleht China Dailyt ja nad on väga lähedased vabakaubandusleppe sõlmimisele. Mida see täpselt tähendab? Ma ei tea, sest kompartei ajalehed on nii, nagu need ikka on. Pealkiri on ilus ja seletus on ilus, aga selle taga on näha
väga suurt ja kindlat ja pikaajalist majanduslikku huvi. Nii et selline olukord on ääretult keeruline. Kell on siin. Ma ei vaata, millal ma alustasin. Ahah, siis mul hakkab aeg ümber saama juba. Minuga on ikka see sama häda, et nagu luuletajatega ikka, et nagu kadunud Lennart Meri ütles, et kui ta oli pool tundi millegist jahvatanud, siis teatab ta, aga mitte sellest ma ei tahtnud teile rääkida. Ja see, millest ma tahtsin rääkida, jääb rääkimata. Aga siiski mulle midagi rääkinud. Nii, räägiks veel kahest asjast, vananemisest, mis Eesti siseselt on minu jaoks kõige valulisem probleem. See oli rohkem kui 20 aastat tagasi, kui kadunud demograaf Kalev Katus tuli Toompeale minu juurde, ma olin siis veel Toompeal, ja ütles, et näed, Eestis on sündivus langenud 12-13 000 lapseni 22-23 000 lapselt. Ja kuigi osa on siin edasi lükatud sündivust, lükatavat sündivust, siis tegelikult demograafiline käitumus on muutunud ja sellel on 20 aasta pärast sellised järelmid, mida on väga raske ületada. Ruta rääkis, näitas ilusti. Ja muidugi 20 aasta jooksul Eesti parlamendis arutati vist üks kord demograafilist olukorda kui rahvuslikult väga olulist küsimust, kuid praktiliselt tühjale saalile. Ei olnud kohal ei ajakirjandust, ei olnud kohal ka Riigikogu liikmeid. Kuid siis ei osanud, ma ei mäleta ka, kas Katus juhtis tähelepanu sellele, et Euroopa Liidus liigub tööjõud vabalt. Meil oli 10 aastat, oli veel Euroopa Liitu astumisenegi. Ja et Eestist võib lahkuda väga palju tööjõudu. Möödunud, või oli see nädal, mõned päevad tagasi vilksatas läbi Soome ringhäälingu teade, et Soomes töötab umbes 100 000 eestlast. Ma ei tea, kui täpne see on ja ma ei tea, kuidas on arvutatud, aga kui nüüd siin jälle Ruta graafik oli, kus ta näitas, et tööjõud väheneb, siis lisaks nendele, kes on vähem sündinud ja nüüd tööjõuturule tulevad, panna veel juurde kas 50 või 60 või 70 000 inimest, siis see lõhnab selle järgi, et olukord on väga vilets. Tuletaks meelde, et kui vana Bush presidendiks kandideeris, siis tema oma ametisse astumises esimesest kõnes ütles järgmist, mul on meeles. Mul on mõned asjad meeles, mida ma mõnikord kuulen ammu. Et Ühendriigid seisavad äärmiselt olulise väljakutse ees. Et kui praegult on iga Ühendriigides töötav inimese kohta, ma siin kümnendikuga võin eksida, 3,24 ja tähendab iga pensionil oleva või pensioni saava inimese kohta 3,24 töötajat, siis 20 aasta pärast ootab meid olukord, kus meil on iga pensionit saava inimese kohta 2,78, ütleme, või 87, ma ei mäleta, töötajat. Eesti on jõudnud olukorda, kus meil on legaalseid töökohti umbes 600 000. 50 000 ilmselt toovad raha koju Soomest. Ja inimesi, kes on vanaduspensionil, on umbes 400 000, osa neist töötab. Ja peale selle on muude pensionite saajaid peaaegu 200 000, töövõimetus ja toitjakaotuspension. Nii et läheneb üks ühele. Ja
me oleme rõõmsad. Me oleme rõõmsad. Meil läheb hästi. Nii et kui sellistele väljakutsetele mitte reageerida ja see on praegu alles algus, need mõjud, demograafilised mõjud alles hakkavad tunda andma, sest momendil ilmselt meie majandus on sellises olukorras, et me ei suuda selliseid töökohti, mis neid inimesi tööle tooks siin, luua. Kuid selline olukord, olgem kindlad, ei saa olla jätkusuutlik. Ja kui me ei suuda siin midagi muuta, kui me ei suuda vastata sellele küsimusele, mis enne saalist tuli, et miks meil juuksur või bussijuht saab nii palju vähem palka sellega, et me suudaksime oma eksportiva töötleva tööstuse. Eksportivad teenused on meil Tallinki laevad, seal pileti hinda ja lisandväärtust liiga palju vist tõsta ei ole võimalik. Aga mine sa teame, ma kardan, et ei ole võimalik. Konkurents on selline. Siis, kui me ei suuda oma töötlevat tööstust nii moderniseerida, et me väärtusahelas kuhugi teise kohta või laiemasse kohta ronime, aga sellest räägib juba Erik Terk, siis on selle väljakutsele vastamine aritmeetiliselt juba võimatu. Nii et nüüd ongi probleem selles, et kust tuleb uus kasv nii Eestile kui maailmale ja kas maailm üldse uut kasvu suudab taluda. Vastus on ei ja. Esiteks on selge, et maailmal on teatud piirid, mida materiaalne tootmine ületada ei tohi. Ressursid on piiratud, maa on piiratud. Kuid kus need piirid on, seda ei tea täpselt keegi. Kus on klimaatilised, ökoloogilised ja üldse varude nappuse piirid. Kuid üks on selge. Kui need riigid, kes on juba praegult lõputa rikkad ja kes kulutavad lõputa palju võrreldes maailma keskmisega, jätkavad samas tempos, siis viib see asi kuhugi, kuhu meid viiks juba üleüldine tuumasõda. Ökoloogilise katastroofini vahet pole, kas siis õudne lõpp või lõputa õudus. See on juba maitse küsimus. Mõelgem ainult sellele, et praegult 5% elanikkonnast tarbib peaaegu 40% paljudest maailma ressurssidest ja kaupadest. Ja kui Hiina ja India 30 aastaga viivad ennast 70% maailma keskmisest tasemest või rikaste riikide tasemest ja teine poolele, siis see tähendab juba sellist koormust maailma majandusele, mitte maailma majandusele, vaid keskkonnale ja ressurssidele, mis toob kaasa vältimatult uue kaklemise ressursside pärast. Sellise, mis oli maailmasõdade perioodil, sest ressursse lihtsalt ei jätku. Lõppude lõpuks maailmasõjad ju sündisid sellest, et kakeldi ressursside ümberjaotamise pärast. Briti impeerium, Venemaa ja Prantsusmaa olid omavahel maailma ära jaganud, Ameerika oli kaugel, aga ülejäänud maailm oli ära jagatud. Saksamaal vähemalt nad leidsid, et kohta päikese all ei ole, sest nemad olid hilja ja see, mis olid saanud teised omavahel enne ära jagada, see oli neile kätte saamata. Ja loomulik filosoofia oli mõõga, tule ja raua abil maailm õiglaselt ümber jagada. 40 minutit on täis. No, peaaegu. Nii.
Ütleme nii, et kui saaks mõne küsimuse ja neile ka mõned vastused, siis oleks 40 minutit tõesti täis. Nii, ma just jätsingi. Ärgitaks. Kui ei ole, siis ma teen ise otsa lahti sellega, et mida võiks ühe keskmise suurusega Eesti ettevõtte juht sellest jutust kõrva taha panna? Mida? Olukord on keeruline, kuid mitte lootusetu. Esiteks, kõrva taha tuleb panna see, mida ma algusel ütlesin. Kõik juba on olnud ja need, kes on kiired, kes on informeeritud, suudavad olukorrast välja tulla ja veel enam. Seesama Hiina ainukene sõna, mida ma tunnen, 2 hieroglüüfist koosnev Wei Qi, oht ja võimalus, on praegult rohkem kohal kui kunagi enne. Kui 5 või 6 suurt maailma poliitikat ja maailma mõjutavat platvormi omavahel hõõruvad, siis pudeneb kildusid parasjagu. Ja iga killu juures tekivad võimalused. Ja mida kiirem sa oled, ja siin on väiksuse eelis, sa saad olla kiirem. Ja sind huvitavad ka sellised võimalused, mis ei huvita kõige suuremaid või üldse suuri. Siis siin on varbluse taktika. Olla väle, olla lahtiste silmadega, ja mitte joosta kokku varesega, kes lööb kõvasse nokkaga. Nii et varblase taktika ja kõht on täis.